Heiki ning ma olen omadega jõudnud paadireisile Rootsi. Me oleme hetkel täiesti siin läänerannikul Norra piiri ääres ning see konkreetne küla või sadam, kus me oleme, on Nordkoster ning tegelikult me jõudsime siia reedel. Täna on neljapäev ehk nädal möödas ja minu ja Andu viimane täispikk päev paadil, sest homme me juba hakkame vaikselt tagasi reisima ning ma võtsingi esimese nädala endale puhkamiseks, sisseelamiseks, nautimiseks ning nüüd ma jagan teiega seda paadi elu. Parasjagu valmistungi lõunasöögiks, siin on väiksed lihapalliksed ja ma ütlen, et Rootsis need on täiesti teise maitsega kui Eestis. Eestis mulle väga ei meeldi, aga siin need on nii kodused ja ma naudin neid. Ning kõrvale on kartulisalat ja ma teen ka teed ja meil kahjuks ei ole veekannusega, siin peab potis keetma. Vaade hetkel on selline. Täna on esimene soepäev, kus reaalselt kannatab päevitada. Eile oli veits tuuline, täna on palju mõnusam. Sooja on siiamaani muidu kogu aeg olnud hästi vihmane ja tuuline, et nüüd on lõpuks ometi ilusin. Ma olen nii näljane, just hakkangi enda lõunat sööma. Tegelikult me oleme siin paadis koos mu perega ja nad juba sõid varem ja läksid matkama, aga kuna märkasin nii hilja, sõin hilja hommikust, siis ma enne ei tahtnud nendega koos süüa lõunat. Ehk ma veel päevitsin siin ka nats kaua ja nüüd ma sööngi ära ja siis me lähme ka matkama, sellepärast mul ongi juba spordiriided ka seljas. Ma ei tea, kas see toit on ülihea või ma lihtsalt olen näljane, aga praegu kõik maitseb väga hästi. Mõtlesin, ma teen väikse outfit of the day enne kui ma matkama lähen, aga ma sain just aru, et mul on kõik Nike, aga mul vaatasin midagi rohkem näidata. Mulle õigelt meeldib see värvikombo, sest minu see roosa matchib mu tossu nendega ja nüüd ma sain tegelikult Uus-Meremaalt, kes mäletab, ma näitasin vlogis. Lõpuks ma mõtlen nii soe, et ma saan lühikesed püksid panna, sest varem ma olen kogu aeg matkamas käinud nagu pikkade pükste ja mingi 3 kihti bluusi asju seljas, aga nüüd saab nagu nii hukselt minna, see kui mul väga elevil. Ja me lähme sinna Kivisele rannikule, et siin on suht kõik loodus, kus me siiani käinud oleme päris kivine. Lähme sinna matkama ja ma ei viitsi kaamerat tassida, seega ma teen teile telefoniga huulimontaži. Nagu te näete, ma olen paati tagasi jõudnud, hetkel olengi siis enda ja Andu kajutis. Matk läks täiega hästi, ma olin meeldivalt üllatunud, et see loodus oli isegi veits teistsugune kui need varasemad matkarajad, mis ma siin nädala jooksul teinud olen, mis oli täiega tore. Plus ilm oli seekord terve aeg super, mul oli nii palav, ma sain Topi ajal ringi käia, mis oli mega mõnsa, sest esimesed paar päeva, kui me käisime, lihtsalt tuul ja torm ja mul mingi kõrv valutas ja see oli mega õudne. Praegu ma just olin arvutis ja sättisin valmis homse video asjad, et schedule'isin ta valmis, sest nagu teate, suvel on mul graafik, iga reede kell 10 tuleb uus video üles. Ja see on see video siis, kus ma tegin suure Nike try-on hauli nende suve kollektsioonist ning ma jagasin teiega enda guacamole ja salsa retsepti ning lisaks ka šokolaadi banaanikokteili. Kui te ei ole veel näinud, siis kindlasti tšekake, kes teie jaoks on vist juba mingi üle-eelmine video. Aga jah, sellega nüüd ühel pool ja ma arvan, et ma hakkan lugema, sest see raamat, mis ma kaasa võtsin, see nii põnev, ma olen juba 2/3 ära lugenud ja ma täiega tahan teada, mis edasi saab ning ma ütlen ausalt, et see paadi elu siin on suht chill, mul ei olegi väga midagi rohkem teile näidata, sest et meie päevarutiin ongi selline, et hommikul sõidame umbes tunnike Uude sadamasse, siis vaatame seal kohapeal selles külas ringi neid poode, kohvikuid, aga kuna see siin praegu on üks mega väike saar, siis siin väga ei olegi sellist elu. Ehk me käisime ainult matkamas ning ülejäänud päev on suht chill päevitad, mida ma hommikul tegin. Ma ei tea, vaatan sarja, sest mul on Netflixis need alla laetud, kuna Wi-Fit meil siin ei ole ainult mu enda Netflix, mul on juba täis saanud. Jep. Paadi elu. Kell on juba 9:10, seega ma arvan, ma hakkangi vaikselt magama sättima ja lihtsalt loen nii kaua, kuni ma jaksan. Seega minu poolt on tänaseks head tööd ning jätkame, kui midagi põnevat toimub. Kätte on jõudnud laupäev, eile me reisisime siis Anduga Göteborgi, tulime siia rongiga. Nüüd meil on üks päev aega, et linnas ringi vaadata ja juba homme hommikul lähebki meil lend. Seega ma just sain end valmis riidesse, tegin meigi ära esimest korda selle reisi jooksul, pesin just teile peaga ära, nii et praegu on väga värske ja hea tunne, ma jõu ära, et linna peale minna. Siin on ülevaade meie mini toast ning ma tahtsin öelda, et me tõstsime selle peegli siia, sest siin oli nii palju parem meiki teha, kuna aknast tuli valgus ja me tegime siin isegi paar pilti, sest see nägi nii kunstiline välja, aga tegelikult see peegel oli algselt siin on see nagiga, me varsti tõstame selle tagasi, aga lihtsalt siin oli valgus nii ühe kui üle pealt.
Jõudsime omadega siis Haaga linnaosasse, kus peaks olema nunnud kohvikud ja poekesed. Seega me hakkamegi siin nüüd ringi vaatama. Tundub siuke nagu hipsteri linnaosa. Majad on nii ägedad, kõik pastellsed järjest, väga esteetiline. Käisime eile õhtul ka ja siin oli kõik tundus suht kinni. Ma vaatan, praegu tundub ka kõik kinni. Ehk ma loodan, et kuskil siin nurga taga on ikka nagu mingid kohvikud ja poed, nagu mulle lubati. No nii, jõudsime siia järgmisesse tänavasse. Siin ikka elu käib, poed, kõik asjad avatud, inimesed liiguvad. Ma tahtsin öelda, et üks sõna, mida ma siin õppinud olen, rootsi keelne on fika ja see tähendab kohvipausi, mis on minu arust üliäge. Et nagu ma võiksin seda isegi Eestis kasutada, lähme fikale. Miks mitte, see kõlab nii ägedalt. Aga jah, selline see siin välja näeb. See on ka siis nii-öelda see koht, kus on mõeldud fikalgi, et siin on kohvikud kohvipausiks ja väike shopping. Tänav on suht normaalne. Me kõnnime sinna lõppu. Andu läheb sinna kuhugi taha mingit muud poodi vaatama, siis ma hakkan tagasi tulema ja neid lähemalt uurima, kuigi mul otseselt ei ole plaanis midagi osta, ma tahan teha lihtsalt seda klaasipoodlemist ehk window shoppingut. Uuendus, ma kõndisin terve selle Haaga linnaosa läbi ja see tänav oli reaalselt mingi 2 korda pikem, kui ma arvasin. Ehk seal oli nii palju erinevaid poodasju, et kindlasti kui te satute siia, soovitan läbi käia sealt suveniire, kingitusi lastele, koduasju, nagu mida iganes, see oli ülnuinnukas ja mul endal on uhke, et ma midagi ei ostnud. Kuigi ma olin mega lähedal, ma kaalusin selle roosa kvartsi näorulliku ostmist, sest ma olen seda pikalt tahtnud, aga siis ma guugeldasin ja vaatasin, et Eestis saab odavamalt, seega ma ei hakanud ostma. Ja nüüd me alutasime 1,5 kilomeetrit selle kunstimuuseumini, kuhu me kavatseme kohe sisse vaadata. See maja on hiigluslik, siin on vahva purskkaev ees, kuid kahjuks siin on igal pool mingi ehitus ehk ägedat pilti siin väga hästi teha ei saa. Ma ei ole veel kindel, kas seal sees saab filmida, seega lähme vaatame. Oleme jõudnud lõunat sööma sellise kohta nagu At Park ning see näeb mega hea välja. Ma olen üli näljane, seega Andu juba siin sööb. See näeb täiega tuus välja, hästi siuke puhas ja modernne ja fancy ning toit tundub ka imeline. Ja siin on hästi palju kunsti seinte peal, mis on ka minu arust nii äge. Uuendus, kell on vahepeal 5 saanud ja me oleme siin lihtsalt linna peal ringi käinud, jalutanud erinevates tänavates, vaadanud poodidest, kohvikutest ringi, et suht selline chill linnapäev. Meil ei olegi väga palju teile midagi näidata olnud, aga ilm on mega mõnus soe, kuigi suht tuuline on, see on ainuke miinus. Mul tunneb, ma olen hetkel nagu linna keskväljakul. Tallinnaga võib seda, ma arvan, võrrelda kui Vabaduse väljakuga, et selline suur ala, täiega palju inimesi, siin on igast kaubanduskeskused ümberringi, täiega melu käib ning me nüüd hakkame vaikselt ära väsima, seega vist on aeg hakata kodupoole liikuma. Ja ma tahtsin rääkida ka muuseumist, kus me käisime. See kunstimuuseum oli mega, see oli ülisuur ja igal korrusel oli erinevas stiilis kunst, erinevate sajandite omad. See oli nii varieeruv ja mitmekülgne. Kindlasti soovitan ja mis kõige parem osa, alla 25-aastastele see oli tasuta, mida ma suuda ikka veel uskuda, see oli reaalselt super. Näitan teile täpsemalt ka, et milline see väljak siis välja näeb või milline mu vaade on, et see on pigem see pargi osa ja seal on selline tühjem ala ning siin jookseb ka kanal, kus vahepeal inimesed on näiteks paatidega sõitnud ja me just tahamegi Anduga hakata selle silla peal pilti tegema. Hommik, kätte on jõudnud järgmine päev, kell on 7:45, ma ärkasin kuskil pool tundi tagasi, käisin pesus, panin riidesse ning nüüd mul on 15 minutit aega, et asjad kokku panna ja siis hommikusöögile minna. Seega hakkame pakkima! Ma olen mega väs tegelikult, tahaks juba lennuks magada. Uuendus, oleme omadega Frankfurdi lennujaama jõudnud, esimene lend tehtud ning teine on veel jäänud ja tegelikult on lendudel ja lennujaamas kohustuslik kanda maski, aga kuna me just sõime lõunat, siis sellepärast ma võtsin ära, ta peab vahetama iga 3 tunni tagant, seega ta oligi mul juba nii palju peal olnud, aga
probleem on selles, et ma unustasin selle ära ja me ostsime Tallinnast Rootsi reisides ainult nii palju, kui meil sel hetkel vaja oli, mitte nagu varuga ja nüüd siin välismaa lennujaamas on nii kallis. Reaalselt müüdi ainult 10 tükki pakis 15 €, kui Eestis ma sain 3 tükki 1 euroga ja see väiksemat pakki ei olnud, ainult 10 kaupa sai osta. Ja ma sõin soolas ära, nüüd ma just ostsin mingi magustoidu, see on apple crumble, ma ei tea, mis eesti keeles, nagu mingi õunakook põhimõtteliselt, aga siin on väga palju kreemi. See on suht okei, aga ma ei tea, kas keegi samastub minuga, aga kui ma maitsen midagi magusat, siis absoluutselt mul nauding kaob ära. See on lihtsalt nagu toit muutub minu jaoks, sest magustoit ei ole eriti nauditav. Ma ei tea, ainuke magustoit, mida ma naudin, on see laavakook jäätsaga. Aga tegelikult tahtsin teile rääkida sellest raamatust, võtsingi selle reisi jaoks selle, eile lõpetasin, et sain reisi ajal läbi ning ma isegi natuke petun, sest nüüd mul ei ole midagi lennukis lugeda. See oli nii hea, ma reaalselt nagu mingi 12/10 soovitan, kui teid vähegi huvitab krimi või siuke thriller, aga samas ka romantika, nagu siin on romanss ka sees ja see on lihtsalt super segu, kõigest ta on nii põnev, nii huvitav, nii palju plot-twiste, kogu aeg midagi muutub, nii palju detaile, nii palju liine. Tõenäoliselt üritan otsida veel selle autori raamatuid, sest see lihtsalt suurepärane. Mul tunnet, see vlog oli suht laiali valgunud, ütleme nii, et see polnud mu parim töö, aga reisil on reaalselt mega raske. Filmides sa täpselt ei tea, mis kus juhtub ning see ei ole nii-öelda harjunud selle keskkonnaga, sa ei tea, kuhu täpselt kaamera panna, kogu aeg kõik muutub, aga kindlasti saab pöida püsti, kui teile meeldivad reisivlogid, tahate veel, et ma reisi veel filmiks. Jätke kommentaaridesse maailmakera, kui te vaatasite nii kaugele. Ärge unustage subscribe ida, et teeks uutest videodest ilma, sest nagu ikka järgmisel reedel kell 10 hommikul tuleb uus vlog. Ja näeme juba järgmises videos. Tšau!